aga ma läheks tagasi, mõnes mõttes siin see, mis praegu nüüd alates 7. oktoobrist 23 on toimunud, ühest küljest on nüüd üks selline eskaleerunud ja hästi kiiresti kulgenud sündmuste jada, aga ta ei tulnud nagu tühja koha pealt, et sellel on ilmselgelt mitmesugused põhjused. Ja lihtne on väita, et Hamas ründas Iisraeli lihtsalt, kuna et see ei tulnud üldse lambist, et Hamas ründas justkui lihtsalt valmistas ette ja lihtsalt ründas, kuna nad on kogu aeg seda tahtnud ja nii-öelda pimedast vihast. Et tegelikult selle Hamasi rünnakul ilmselgelt olid sellised geopoliitilised põhjused. Hamas esindab, suurel määral on ta ikkagi olnud ja on Iraani käpik. Iraani poolt finantseeritud, Iraani poolt toetatud. Iraan, eks ole, mis on see jõudude tasakaal seal, see on selline malelaud, eks ole, aga selle, ütleme siis, Lähis-Ida on ka vajaks, see on ka mida see täpselt tähendab, et aga ärme siin lähe sinna, et ütleme siis see piirkond Iraani ja Vahemere vahel, eks ole, Levant, et seal on ühest küljest olnud mitusada aastat selline nagu maailma suurjõudude pingekolle, eks ole. Et koloniaalriigid, eriti siis britid ja prantslased, kes on seal mänginud suurt rolli. Siis on seal alati olnud Venemaa, kellel on kogu aeg olnud huvi Musta mere vastu ja sealt ka kaugemale, eks ole. See on siis see makroraam, kes siis omavahel jõudu on, varasemal ajal ka tegelikult need pühapaigad mängisid tähtsat rolli, eks ole, ristisõdadest saadik. Et kes seda kontrollib, on olnud miskipärast väga tähtis kõigile. Ja siis muidugi nagu need piirkondlikud jõud, kes on omavahel siis viimasel ajal üha rohkem mänginud suuremat rolli, on siis need on tegelikult, ütleme, väga laias laastus 3, eks. On türklased, kellel on oma nagu piirkondlik selline imperiaalne ambitsioon, siis kogu see Turkomani maailm, siis Iraan, kes on siis šiidimuslimid, ja siis saudid või ütleme, kes on siis sunni maailma põhiline nagu juhtriik. Et tegelikult siis see kolmik Türgi, Saudi Araabia ja Iraan on nagu viimasel ajal seal väga oluline. Ja siis muidugi ameeriklased, kes on siin 20. sajandi lõpus, 21. sajandi alguses mänginud olulist rolli ja kes on nüüd viimase pärast siis seda ebaõnnestunud Iraagi sõda tegelikult nagu strateegiliselt üsna palju sealt oma jõu, eriti Obamast alates on nad sealt nagu üritanud välja tõmmata ennast. Ja sellega tekitanud mõnes määral sellise vaakumi, et ütleme, kui Nõukogude Liit oli seal väga oluline ja seal oli siis nagu tollal oli siis Ameerika ja ütleme, ameeriklaste ja venelaste vaheline selline, et kes toetas keda. Siis Nõukogude Liidu lagunemisega venelased sealt mõneks ajaks kadusid, ameeriklased domineerisid kuni Bush tuli ja tahtis kõike korda teha ja siis ebaõnnestus. Ja siis Obama tõmbas ka mingil määral Ameerika välja ja samal ajal, kui siis Ameerika tagasi tõmbas, siis Putin proovis siis Süüriasse sisenedes nagu tagasi minna. Et venelastel tekkis seal mingisugune huvi. Ja kõige selle keskel on siis Iisrael, kes on mõnes mõttes nagu ajanud kogu aeg oma asja ja ütleme 48. aastal Iisraeli riik loodi põhimõtteliselt globaalse kokkuleppega, et juudid lõpuks ometi saavad oma riigi
ja nende siis toetajaks on jäänud seni ainsaks vankumatuks toetajaks kahjuks on jäänud Ameerika Ühendriigid. Et Euroopas on see olnud pigem vastuoluline. Nüüd, mis Netanyahu on siis olnud seal nüüd, kuigi ta sisepoliitiliselt on väga vastuoluline mees ja võimul püsimise huvides teinud eriti viimased aastad kompromisse paremradikaalidega ja mis on välja vihastanud sellist liberaalsemat juudi ühiskonda, Iisraeli ühiskonda. Et siis tegelikult nagu välispoliitiliselt ja eriti Trumpi esimese administratsiooni ajal oli Netanyahu väga edukas. Et Iisraeli üks probleem on olnud loomisest saadik see, et alguses ükski araabia riik ei tunnustanud neid. Põhimõtteliselt ja Iraan niikuinii. Aga aga ka Egiptus ega Jordaania, kõikide Iisraeli naaberriikide eesmärk alates 49. aastast oli Iisraeli riigi hävitamine. Ja nad on siis ennast niimoodi sõjaliselt kaitsnud 48. aastas sõda, kõigepealt tungiti neile kallale siis uuesti 67, kui siis Egiptus ja Süüria läksid kallale. Ja sellest siis nagu pidevast sõjaseisukorrast on nad siis nagu ennast kasvatanud Ameerika rahadega, et see keskkond seal, kui me siin räägime jälle sellest, kuidas tsiviilohvrid ja igasugused ohvrid ja kuidas nii saab, eks ole. Et Lähis-Idas see keskkond on nagu niivõrd teistsugune, et õpetada neile, kuidas ellu jääda, ei ole nagu tegelikult üldse kohane meil. Nad on seda nagu uskumatul moel suutnud. Ja nüüd, ütleme, 67. aasta, kui 7-päevane sõda, kui Iisrael siis suutis nagu mitme naaberriigi rünnakud tagasi lüüa ja püsida ja võttis mõneks ajaks veel üle Siinai poolsaare ja võttis ära need Golani kõrgendikud, mis tollal kuulusid Süüriale, ja võttis ka kontrolli alla siis lääne kalda, mis tollal kuulus Jordaaniale. Sealt pärinevad, 67. aastat pärinevad paljud need probleemid, millest praegu räägitakse, et okupeeritud alad ja nõnda edasi. See on vaieldav, et kas nad on okupeeritud või mitte. Et mis lääne kallast puudub, siis see ongi siis Jordani jõe lääne kallas, eks ole, see Jordani jõgi praegu on Süüria ja Iisraeli piir. Et kui tõesti 67. aastal need rahvusvaheliselt kuulusid Jordaaniale ja Iisrael nad hõivas sõja käigus, sest et rünnati neid, siis vahepealsel ajal on Jordaania loobunud sellest territooriumist, et ta ei kuulu Jordaaniale rahvusvahelises mõttes, ja ta võiks justkui kuuluda Palestiina riigile, mis kunagi ehk tehakse. Aga et kas ta on nüüd okupeeritud Iisraeli poolt või mitte, see on, ütleme, see on vähemalt vaieldav. Ja see Gaza piirkond, mis kuulus varem Egiptusele, see on nüüd ka siis, nüüd on ta siis Iisraeli, ta on Palestiina kontrolli ja Iisraeli kontrolli ei tea, eks. No nii, aga ütleme pärast seda, kui see 67. aasta rahu siis tehti, Iisrael oli võidukas, siis aastate jooksul hakkas mingil määral normaliseeruma. Väga aeglaselt, aga siiski see Iisraeli suhted naaberriikidega. Nad sõlmisid, mäletad, mis aasta nad saavutasid rahuleppe Jordaaniaga. Nad kuidagimoodi ka ajasid oma suhted enam-vähem normaalseks Liibanoniga, kuigi mitte Hezbollaga, mis on siis jälle terroristlik organisatsioon. See on Liibanonis istub, eks ole, on ka veel kogu see Liibanoni teema on pikk ja keeruline. Ja see nii-öelda vaikimisi jõuti nagu selleni, et de facto enamik neid araabia riike hakkas, ütleme, ei nõudnud enam, tunnustasid, paljud ei ole
diplomaatilised suhted ei ole nii, aga nad vähemasti loobusid sellest Iisraeli hävitamise nõudest. Sellest ei ole kunagi loobunud Iraan. See on suur vahe ja sellel taustal on siis nüüd see sunnimaailma ja šiia maailma suur pinge ja konflikt ja pärast ameeriklaste väljatõmbumist Iraagist sisuliselt langes Iraak Iraani mõju alla, et see on nagu väga tugev šiidi mõju, nii et Iraan on siin viimase 10 aasta jooksul väga kõvasti ennast seal koha peal positsioneerinud, järjest siis kõik need seltskonnad, kes seal praegu rakette lasevad ja terroriseerivad piirkonda, et nad on kõik Iraani rahastatud. Hezbollah, Hamas, need hutid seal Jeemenis ja siis on neil veel mõned grupeeringud, kes on Iraagis, mõned grupeeringud, kes Süürias sõdisid. Nii et nad nagu destabiliseerivad seda piirkonna kogu aeg. Nii et Iraan sisuliselt sõdib Iisraeli vastu ja tegelikult ka kaudselt sunni maailma vastu nii-öelda prokside kaudu. Ja Trumpi ajal õnnestus Iisraelil sõlmida, tehti Abrahami kokkulepped, mis oli siis rahulepe Iisraeli ja Emiraatide vahel, Dubai ja Abu Dhabi. Et see on nagu väga suur läbimurre ja sellest saadik siis lennuühendused, äri läks käima, et Iisrael hakkas väljuma Egiptusega on rahuleping, et hakkas väljuma sellest sunni Araabia isolatsioonist ja käisid läbirääkimised siis saudidega. Et saudid andsid ka vist peaaegu avalikult mõista, et nad oleksid valmis tegema Iisraeliga rahu ja sellel hetkel, kui Saudi Araabia tunnustab Iisraeli, siis tulevad need Indoneesiad ja Põhja-Afrika sunniriigid ja siis kogu see pilt muutub. Ja see oli muidugi Iraanile täiesti vastuvõetamatu. Nii et ma usun, et see põhiline põhjus, miks Hamas siis läks rünnakule, on see, et Iraanil tundus, et muidu ei ole võimalik seda protsessi peatada, et siis tuleb Iisrael peab igal juhul reageerima, tuleb tohutu vastureaktsioon, nagu on toimunud ja kõik see ja saudid ei saa nendega kokku leppida ja olukord muutub. Ja ilmselgelt tegi Iraan vale arvestuse sellega, et jah, vastureaktsioon lääne poolt tuli selline, et küll te siin tapate lapsi ja pommitate haiglaid, aga esiteks Iisrael tegi palju jõulisema vastulöögi, ikkagi läks sõjaliselt sisse Gazasse ja sisuliselt on Hamas praeguseks puruks löödud ja lisaks sellele läks Iisrael ka ja tegi 1-0 ära Hezbollaga, mis oli siis see piiparite rünnak, eks ole, ja sisuliselt löödi rivist. See plahvatavad telefoni. Ja mitte ainult telefonid, ka piiparid. Ei, ma mõtlen et nagu vastu võtsid, siis põhimõtteliselt plahvatasid. Seda Hezbollah sisuliselt on kontrollinud suurel määral Liibanoni. Riik on põhimõtteliselt olnud kaaperdatud enda poolt. Seal Liibanonis on selline vanast ajast kokkuleppe jõu või poliitilise võimu jagamise kokkuleppe, kus siis president on kristlane ja peaminister on üks on true, üks on sunni, üks on šiit, et ma täpselt ei mäleta, mis pidi see just on. Jah, 3, et seal oli nagu, et ta nagu sektiti siis, et on selline võimude tasakaal, et ei oleks, keegi ei domineeriks teise üle. Ja Hezbollah, mis on siis šiitlik organisatsioon, et nemad tegelikult on siis nagu seda toetanud, nad on ka parlamendis esindatud seal.
nad on toetanud siis kokkuleppe alusel siis nagu tegelikult niisugust kontrollitavat peaministrit ja praegu ei ole neil olnud nüüd paar aastat üldse ei presidenti ega peaministrit, sest Hezbollah lihtsalt on blokeerinud ja valmistunud sõjaks Iisraeliga, aga nüüd on nad rivist välja löödud ja nüüd on paika pandud uus president, uus peaminister on endine IG, International Court of Justice'i kohtunik ja uus president on siis kindral Aoun, kes on endine sõjaväelane ja ta on enne Iisraeliga vaherahulepinguid läbi rääkinud ja ta on suhteliselt mõõdukas vend. Et seal on kogu aeg see probleem, et Hezbollah on nagu riik riigis ja kontrollib seda väga paljus, ütleme, sotsiaalabi, oma võrgustik, oma haridussüsteem, radikaliseerib ühiskonda ja neil on oma sõjavägi, eraldi siis riigiarmeest, et nüüd on pärast seda, kui Iisrael läks kõige sõjaliselt sisse ja lõi selle Hezbollah suhteliselt sodiks, siis nüüd lepingu osa on see, et selle Lõuna-Liibanoni ala võtab siis Liibanoni armee oma kontrolli alla, mida ei ole olnud aastakümneid. Nii et tegelikult nüüd nagu Iisrael on lahendanud selle probleemi endale selle Liibanoniga, Liibanon saab võib-olla joone peale ja mis siis Hezbollah puruks löömine endaga kaasa tõi, et kui te panite tähele, siis kes kõige rohkem rõõmustasid selle Hezbollah, kui Hezbollah komandörid hakkasid langema, siis rõõmustasid Süüria vastupanijad seal Idlibis, ütleme kogu see Assadi režiimi vastane seltskond, kes on seal siis nüüd sõdinud Assadiga 13 aastat. Ja tegelikult, kuna ka Hezbollah oli väga suurel määral see jõud, kes hoidis võimul Assadit Süürias. Sest Assad on ka jälle Iraani liitlane, oli režiim, teda toetasid, seal siis olid Iraan oma eriüksustega, venelased oma lennuväega ja Hezbollah, kes oli siis, kes kõrisid lõikas. Et see, ütleme, Hezbollah, Iraan ja venelased. Ja nüüd tekkis siis selline olukord, kus Iisrael lõi rivist välja Hezbollah, kes tuli sealt tulema, sealt Süüriast tegelikult. Samas Iraan, kes ühel hetkel pommitas, kevadel, kui te mäletate, pommitas, see oli ajaloo kõige suurem ballistiliste rakettide rünnak aprillis Iisraeli vastu, kus üle 300 raketilesti, kus siis ameeriklased, Iisrael ja prantslased võtsid osa, lasid ja saudid võtsid need raketid kõik maha, et ükski ei lennanud kohale. Ja siis samas siis Iisrael lõi mättasse mitu seda Iraani kindralit, see on siis see Quds Force, ehk siis see on nagu eriüksused, need kaardiv eriüksused, kes ka on kogu aeg sõdinud ja toetanud neid igasuguseid Iisraeli läänevastaseid jõude piirkonnas. Nende juhtkond löödi rivist välja ja löödi rivist välja väga palju õhutõrjet Iraanis, et Iraan muutus nõrgaks. Et Iraan ei saanud enam toetada seda Assadi režiimi ja venelastel on samas, eks ole, näpud põhjas Ukraina tõttu, et nad sinna väga palju ressurssi juurde ei saa, siis tulemus oli see, et kukkus 10 päevaga enam-vähem kukkus Assadi režiim, Süürias on täiesti uus pilt. Nii et praegu just on nüüd vaherahu läbirääkimised, ma ei tea, ma ei ole nüüd uudiseid vaadanud, aga siin mõne tunni eest öeldi, et umbes tunni aja pärast peaks esimene kokkulepe tulema siis nüüd Hamasi ja Iisraeli vahel ära, et 33 pantvangi esimeses faasis ja siis hakkab järk-järguline Iisraeli vägede väljatoomine ja siis jõutakse vast mingile kokkuleppele. Netanyahu on seal natukene muidugi mingid protestijaid radikaalide seas, kes ütlevad, et see ei ole piisav, et tuleb ikka veel seda Hamasi taguda, aga nad kindlasti teevad selle ära. Nii et tegelikult
on tekkimas olukord, kus Hamasiga on nagu ühel pool, Hezbollah on rüüst väljas, Assad on kadunud, Iraan on nõrgenenud oluliselt. Ja on nagu täitsa uued maa- ja merepildid ja nüüd, kui tuleb Trump, kes kõik mida muud me temast kardame või loodame, siis... Trumpi kohta on öeldud, et ta on natuke ettearvamatu. Ta on ettearvamatu, aga ütleme võib-olla, et enam-vähem ainukene asi, mis on tema puhul enam-vähem kindel, on see, et ta Iisraeli toetab. Et ta on igal juhul nagu see, tal on väimees, on jõud, perekondlik ilmselt seos ja ta võtab väga tõsiselt seda Jeruusalemma asja, nii et ma arvan, et seal ei ole mingit küsimust. Ja see peaks olema nagu väga hea uudis. Nii et tegelikult nagu Iisraelil praegu ei olegi võib-olla asi üldse nii paha. Et väga ebaselge on, mis saab sellest Süüria asjast, aga seni üllataval moel see HTS, eks ole, Hayat Tahrir al-Sham, mis tähendab siis Levandi vabastuskomitee umbes või nõukogu, mis on siis see organisatsioon, kes selle võimu võttis seal Süürias. On sellise natuke hirmutava taustaga, et see juht on neil kunagi sõdinud Iraagis ameeriklaste vastu koos Al-Qaidaga 20 aastat tagasi ja siis seal sõjavangis olnud 2011, kui see Süüria revolutsioon algas Araabia kevade ajal, siis ta lasti lahti ja ta läks Süüriasse tagasi ja ta seal oli siis üks selline islamistlik grupeering alguses Al-Qaidaga seotud, kes Saddami või Assadi vastu sõdis. Aga ISIS, mis oli siis vahepeal seal tekkinud, see päris hirmus terroristlik organisatsioon, nemad üritasid teda jõuga ühendada, aga sellest ta loobus, et ta on 2014. aastast sõdinud ka ISISega. Ja praegu tundub, et ta on nagu taandunud sellest väga karmist islamismist, et need sõnumid, mis sealt Damaskusest tulevad, on võib-olla disainitud meelega läänemaailmale sobivaks, aga ta räägib sellest, et vähemustel peavad olema õigused, kedagi usulistel põhjustel või rahvuslikel põhjustel taga ei kiusata, riigi institutsioonid tuleb üles ehitada, sõdida Süüria kellega ei taha, tuleb üles ehitada, tuleb suhted taastada läänega. Ja praegu tundub, et vähemasti Süüria rahvas seda usub, et väga palju Emiraatidest ja ka Euroopast läheb neid põgenikke tagasi sinna. Ja näeb hea välja. Aga mida tähendab, et uudised on nagu lääne jaoks disainitud, et kuidas sellest aru saada? Kas on midagi välja jäetud või kuidagi või mis on nagu... Ütleme, kui sa oled nagu olnud Al-Qaida komandör, eks ole. Ja sinu programmides on olnud see, et šaaria õigus ja me nagu me sõdime uskmatute vastu, eks. Et kui sa nüüd nagu ütled, et sa tahad kõigiga rahu, eks ole, et kas see on see on nagu natuke nagu Arnold Rüütliga, et kumb on siis tõsi, eks ole. Kas see Rüütel või too Rüütel, et ei tea. Et mõlemad ei saa ju tõsi olla, eks. Aga võimalik, ta jätab tasakaaluka mulje, et vaatame, et seal tõesti praegu lastakse, kõrtse kinni pole pannud, inimesed saavad rahulikult pidutseda ja rockmuusika mängib, eks ole, see on igatahes parem kui Taliban. Aga Iisrael on muidugi väga mures. Ja suur küsimus on, et kas venelased ja nüüd, mis juhtub nüüd geopoliitiliselt, venelastel on see Süüria olnud väga tähtis, mitte et nad Assad neid väga huvitanud oleks, aga liitlane vähemasti, aga nendel on, eks ole, olnud mereväebaas Tartuusis, mis on siis sadam, Süüria sadam Vahemeres. Ja see on olnud selline põhiline tugipunkt Ida-Vahemeres ja siis muidugi lennuväebaas, aga just need
just see laevastik, et nad on nagu ehitanud mingit sellist positsiooni, et noh, must meri on nende käes ja siis Vahemere idaosa, nad olid enne 22 aastat, oli kokkulepped Küprosega, et nad hoiavad oma laevu seal ja nad tahavad teha siis ka baasi Liibüasse, see on miks nad toetavad praegu seda Liibüa meie poolt mitte tunnustatud valitsust. Et sinna siis, et oleks siis nagu, kui kaardi pealt mõelda, et see oleks nagu 3 mereväe maasi. Et sellega tegelikult juba saab kontrollida tervet Vahemere idaosa. Ja nüüd see kõik on neil nagu kokku kukkunud, sellepärast, et noh, sealt Tartusist on need laevad väljas ja noh, ütleme, kui sellel praegusel Süüria vahevalitsusel ei ole ka jõudu neid sõjaliselt välja lüüa, siis arvata, et nad tahaksid pärast seda, kui Venemaa on seal noh, liialdamata üle 700 haigla puruks pommitanud viimastel aastatel. Ja noh, neid seal nagu õhust tapnud, et seal oleks mingisugust nagu soovi hoida seal Vene sõjaväebaase. Et noh, sellest näiteks heldet maksab. No võimalik jah, aga seal on ka veel muidugi Türgi mängus, sest ütleme, Türgi selgelt toetas seda võimupööret. Ja noh, on kuulda olnud, et venelased on käinud Ankaras proovimas läbi rääkida, et neil lubataks seal Süürias olla, aga türklased on vähemasti NATO-s öelnud, et ärge muretsege, et Vene laevastik ei jää Vahemerre. Nii et pigem nad, see on muidugi suur pauk Putinile, sest noh, kogu see tema Süüria, selles mõttes oleks väga hea, kui see Süüria valitsus püsiks ja seal ei läheks kodusõjaks. Et see noh, laseb õhu välja kogu sellest projektist, kuidas Nõukogude Liidu aegne hiilgus taastatakse. No jah. Aga seal ümbruses käib veel noh, tegelikult mõnes mõttes see, mis toimub praegu Gruusias, Armeenias ja Aserbaidžaanis on ka natukene nagu selle piirkonna teema, et noh, see siis Venemaa ja Iraan on ju seal ka lähinaabrid ja siis lääs, eks ole. Ja noh, tundub, et venelased praegu panevad kõik välja, et vähemasti saada kontroll, küll pehmete vahenditega saada kontroll Gruusia üle, sest kuna Armeenia on ikkagi selgelt teeb kõik, mis võimalik, et välja pääseda sellest liitlusest Venemaaga ja tahab, ta väljus just SRÜ sellest julgeolekulepingust, ta tahab nii-öelda läheneda Euroopa Liidule. No. Ja aserid on pragmaatikud, aga ikkagi nad on türklastele palju lähemal kui kellelegi teisele. Ja teevad lõpuks, mis ise tahavad, viskasid venelased välja sealt Karabahhist, eks ole. Noh, armeenlastega koos küll, aga objektiivselt kogu see venelaste garanteeritud Karabahhi värk kukkus ka kokku. Et noh, et seal aserid ei suuda Venemaa kontrollida, Armeenia on ilmselt nagu lahkumas, et siis venelastel ei jää, ainukene lootus, mis neil on, et Gruusia. Sest muidu ei jää Kaukasuse mägedest lõuna poole nagu midagi. Ja sellepärast seal muidugi see Gruusia asi läheb kindlasti väga teravaks. Ja nende ÜRO resolutsioonidega on niimoodi, et esiteks ei ole sellised resolutsioonid midagi eriti uut. Et 60-ndatel, 70-ndatel Nõukogude Liidu juhtimisel võeti pidevalt vastu mingid kolonialismi ja rahvusvahelise imperialismi vastaseid resolutsioone, Fidel Castro ja Lumumba alla kirjutasid, eks ole. Et see on nagu ikka niimoodi olnud, et kui vaadata lihtsalt, et sul on 190 riiki umbes, eks ole. Ja maailmas praegu kahjuks on niimoodi, et sellest heal juhul kolmandik on enam-vähem demokraatlikud. Ülejäänud lepivad omavahel kuidagimoodi kokku ja see soov, et ameeriklastele sisse sõita ja veel rohkem, et nagu juutidele sisse sõita, see on nii üldine, eks. Et seal võib, Alžeeria esitab mõne resolutsiooni, et ma ei tea, et maa on lapik ja selles on süüdi juudid, siis ma arvan, et see läheb ka läbi ÜRO Peaassamblees, et midagi selles väga üllatavat ei ole. Ja need Peaassamblee resolutsioonid samas, eks ole,
hea teada, aga noh, jah, nad mõjutavad mingit avalikku arvamust mingil määral, eks. Aga noh, ega nendest midagi ei juhtu, et nad ei ole ka õiguslikult siduvad, eks. Et noh, selles mõttes et kuigi ÜRO Julgeolekunõukogu, noh, mille resolutsioonidel on õiguslikult siduv tähendus. Noh, see on kahjuks olnud ju paralüseeritud alates 22. aasta veebruarist, kuna noh, kõiki Ukraina asju on Venemaa vetostanud ja kõiki Iisraeli vastaseid asju on USA vetostanud, et noh, et Iisraeli seisukohalt see võib-olla ei ole paha, et see on paralüseeritud. Et noh, et seal nagu seda suurt ohtu ei ole, et mis puutub nüüd Eesti hoiakusse Iisraeli suhtes, siis et ma arvan, et see kurb tõsiasi on see, et noh, pärast Lennart Meri ei ole meil tegelikult olnud erilist nagu teadvustatud poliitikat Iisraeli suhtes. Nagu, noh, et meie poliitika on see või too. Et noh, laias laastus jah, me oleme öelnud, et Iisrael on demokraatlik riik, meie sõber, aitas meid relvastusega 90 alguses ja noh, meil on ajalooliselt head suhted ja neid tuleb hoida, umbes niimoodi. Kõik see, mis seal ÜRO-s on toimunud, on pigem selline välisministeeriumi diplomaatiline värk, mis ei ole ka kedagi eriti huvitanud. Neid hääletusi on seal igasuguseid, see ei ole nagu enne 7. oktoobrit 23 see nagu peaaegu kedagi huvitanud, kuidas seal üks või teine hääletus täpselt mingis resolutsiooni küsimuses läks. Et korra prooviti sinna Palestiina suunas nagu kallutada seda asja siis, kui Mikser oli välisminister. Aga noh, sellega ka kaugele ei jõutud ja siis Reinsalu ajal lepiti kokku lühidalt niimoodi, et Eesti, et kui on olemas Euroopa Liidu konsensus, et Euroopa Liit hääletab nii või naa, et siis Eesti hääletab koos Euroopa Liidu. Kui seda ei ole, ja seda ei ole olnud nüüd mitu aastat, Euroopa Liit on täiesti nagu 3-4, on neid, kes on vastu, kes poolt, on neid, kes on neutraalsed, eks ole, neid, kes üldse ei hääleta. Et seda ei ole, siis Eesti hääletab koos Ameerika Ühendriikidega. Ja kui siis nagu noh, mingil põhjusel üldse ei saa ameeriklastega hääletada, siis jääb neutraalseks. Nüüd see muutus tõesti nüüd siin viimase paari aasta jooksul nagu taktikalistel kaalutlustel. Ja välisministeerium arvas, et ja noh, ma kujutan ette, et praktilises diplomaatias see tõepoolest see teema tõusis. Et Eesti võttis endale, noh, proovis võtta seda ja on proovinud seda juhtrolli, et veenda Aafrikat ja võib-olla ka noh, globaalselt lõunad selles, et Ukraina hea, Venemaa paha. Ja see on natuke olnud ka võib-olla lääneriikide noh, nagu vihje, et ütleme, prantslastel ja inglastel on jube keeruline kolonialismist rääkida Aafrikast. Et noh, ja seal on see kohe see tõrge, eks ole. Et noh, et mis teie tulete meile õpetama, aga noh, et kui meie räägime, et noh, et see, mis toimub Ukraina vastu, et see on ka sisuliselt nagu 21. sajandi koloniaalsõda. Et kuidas saab Aafrika olla kolonisaatori ja agressori poolt. Ja noh, vastuargument paljude aafriklaste poolt on olnud see, et teil on topeltstandardid. Et Palestiina, näete siin väike vaene Palestiinased, siin Iisraeli agressor sõdib, et neid ei toeta ja nüüd, et miks te tahate, et noh, te ei ole usaldusväärsed. No, et siis tekkis selline mõte neile, et noh, me peame siis nagu näpuga järge ajama ja olema nagu rahvusvahelist õigust austama. No ma arvan, et see on, tänaseks on see arusaam nüüd kohale jõudnud, et sellega kaugele ei jõua.
sest on päris selge, et uus USA administratsioon, kui muidu see ei oleks korraldanud, ütleme, et uus USA administratsioon sellist jama kindlasti ei talu. Et ma arvan, et need meie Palestiina mõistmise püüdlused on nüüd mõneks ajaks maha võetud. Eks siin on mitu põhjust ilmselt. Esiteks me oleme globaliseerunud oluliselt rohkem kui varem. Et eks see on olnud ju lääne vasakpoolsetes ülikoolides aastakümneid juba selline, et kogu seda suurt osa seda pro-Palestiina värki on ajanud venelased, eks ole. Ütleme kõik see sotsiaalmeedia kampaania, mida praegu Hamas teeb siiamaani, eks ole, see on need algoritmid, mis tuleb kõik Venemaalt, eks. Nemad teevad seda. Ja see on nagu see, kunagi oli rahuliikumine, eks ole, lääne-sakslased pandi protestima USA rakettide vastu Lääne-Saksamaal, samal ajal kui kogu Saksamaa oli Vene rakettide sihikul, eks ole. Ja Arafat, eks ole, ja nii edasi. Ja ütleme, seal on, eks see piir on ägune, et ütleme, et ega Iisrael ei ole võib-olla iga kord väga, eks ole, pehme käega just talitanud. Kas ta oleks teistmoodi saanud? Tõenäoliselt pigem mitte, eks. Et Iisrael on ikkagi olemas siiamaani tänu sellele või ainult tänu sellele, et ta on ennast kaitsnud. Kahjuks nii on. Nii et need ülikoolide vahelised suhted on üks asi ja teine asi on lihtsalt, et see elav mälu on hakanud ära kaduma. Ütleme, minu põlvkond instinktiivselt mäletab seda, et Moskva ütles, et Palestiina hea, Iisrael halb, järelikult on vastupidi. Väga lihtne, see ei ole üldse midagi. Venelased toetavad Palestiinasi, järelikult meie toetame Iisraeli. Kogu lugu, rohkem ei ole üldse vaja midagi seletada. Et kunagi oli see, et 60-ndatel näiteks Nõukogude ajakirjanduses ilmusid need karikatuurid, kus oli siis sionistlik kongninaga kuusnurgaga nagu Iisraeli sõdur ja siis selline patsiga kasakas Ukraina lipuga ja Ukraina värvidega, kes siis omavahel nagu natsionalist ja sionist, eks ole, Nõukogude vaenlased. Ise panid kokku Moskva panid Ukraina ja Iisrael. Ja selle eesmärk oli siis mõjutada? No see, et näidata, et see on näidata, et need on halvad, eks ole. Need on Nõukogude rahva vaenlased. Ja see probleem natukene on, et Netanyahu ju taktikalistel kaalutlustel hakkas ikkagi nagu Moskvaga suhteid parandama ja eriti siis, kui ameeriklased hakkasid välja tõmbama. Et kui juhtus tihti seda, et kui Iisrael midagi kavandas, mingit sõjalist operatsiooni, siis käidi Moskvas rääkimas enne, et mitte enam Washingtonis. Aga nüüd on, ma arvan, et see asi ka paigas. Sest ütleme, kui pärast Hamasi rünnakut, eks ole, Hamas on käinud oma delegatsiooniga mitu korda Moskvas. Moskva on Hamasi võtnud terroristliku organisatsioonide nimekirjast välja. Et see nagu ja ütleme, et relvad, mis ära võeti nende ründajate käest ja mida on sealt Gazast leitud, eks ole, need on ainult 3 päritolu. Iisrael, Venemaa ja Hiina. Et seal on ilmselgelt see Iraani, Vene liitlus praegu, eks ole. Samad droonid, mis ründavad ukrainlasi, Iraani omad ründavad ka Iisraeli.
ja ütleb, et see on ikkagi juba eksistentsiaalne oht Iisraelile, et venelased on nüüd lubanud ka raketitehnoloogiat. Vahet, tegelikult ka teevad väga suurt tehnoloogilist koostööd. Et ma usun, et see Moskva Tel Avivi lähenemine on nüüd nagu tükiks ajaks lõppenud. Ja siis tekibki see, et kui sul on ühel pool siis paratamatult Iraan, Venemaa ja Hiina, et siis Iisrael ei saa olla seal kas kuskil vahepeal, et siis on ameeriklased, prantslased, kes siis Iisraeli tegelikult toetavad, et küllap see Iisrael tuleb ka nüüd selgemalt nagu selles Ukraina-Vene konfliktis valib poole selgemalt. Ja neil oli kogu aeg see probleem, et kuna venelased olid Süürias ja neil oli vaja seal lennata ja Iraani pihta rakette lasta või seal Süüria territooriumil mingeid islamiste püüda, siis neil oli vaja nagu Vene hoiduda sellest, et Vene õhutõrjega ei läheks konflikti. See oli üks põhjus, miks nad ei taha venelastega tülinorile. See on oma huvi mängud. Tõenäoliselt seal enam ei ole, eks. Vene õhutõrje on läinud. Nüüd ma arvan, et see on ka kasulik. Nojah, aga need, ma arvan, et Eesti praegu võtab, kui Iisraeli, ametlik Eesti võtab Iisraeli suhtes ka ikkagi, et meil on tegelikult väga palju ühishuve, eks. Muuhulgas ka tehnoloogilisi. Kogu see, et Iisrael on kogu Iisraeli õhutõrje ja raketi asjandus, et see on väga hea. Et kuidas nad on suutnud oma territooriumi ikkagi nende rünnakute all enam-vähem nagu hoida kaitse all. Võrdleme sellega, mis toimub Ukrainas, eks ole, kus kõik ma ei tea, mõnikord 40% tuleb läbi, 30%. Iisraelis ei tule midagi läbi. Väiksem riik ja kõik, aga ikkagi, et ütleme, et neilt õppida on meil palju. See on ju igipõline küsimus, et kuidas antisemitismi või ka rassismiga tegeleda. Et kas on targem nagu, et kas sellele tähelepanu pöörates ja selle vastu nii-öelda võideldes sa pigem, eks ole, teed tulekahju suuremaks või pöörad sellele, annad sellele tähtsust juurde või või kuidas see töötab, et ega siin head retsepti ei ole, eks ole. Ja see on küsimus ka, et on ju kas või see need liikumised, mis tegelevad nende Iisraeli ülikoolide boikottidega Euroopas, ega see ei ole mingi uus nähtus, et see on siin juba mõniteist aastat vähemalt, eks ole, mis selle nimi on, BDS on selle liikumise üks nendest, see kõige suurem, mis on siis boikott, divest ja sanktsioonid, eks ole. Boikott, divestment sanctions, mis siis nagu nõuab seda, et akadeemilised institutsioonid lõpetaksid kõik koostööprojektid, et tehnoloogiafirmad, kõik firmad, riigid ei teeks lepinguid Iisraeli firmadega, et ei oleks, ütleme, et ei oleks tehnoloogilist arengut, mis võimaldaks genotsiidi läbi viia. Ja kõik nii edasi, et seal on ja see on riigiti nagu väga erinev olnud nende edu Euroopas. See nüüd viimase alates oktoobrist, eks ole, on kohati see läinud nagu hullemaks, aga mitte igal pool. Ja see on väga palju seotud, mulle tundub ikkagi just nimelt nagu selle konkreetse ühiskonna enda ajaloolise kogemusega. Et seal on, need hoiakud on tekkinud nagu pika aja jooksul. See
BDS on täiesti edutu Saksamaal, eks. Noh, seal on mingisugused... Ei, no sellepärast Saksa ajaloo tõttu. Sellepärast, et, et Saksamaal hakata ütlema, et mina tahan Iisraeli takistada nagu koostööd Iisraeli ülikooliga või kuidagi moodi nagu mingi juudi organisatsioone siin hakata piirama. Noh, see on täiesti välistatud. See on holokaust ja seal on, eks ole, see, et ütleme, Saksa parlament on 2 resolutsiooni võtnud vastu selle BDS-i vastu, üks oli 2019, nad ikkagi ütlevad enam-vähem, et kõik ülikoolide institutsioonid, kes lähevad boikotiga kaasa, peavad olema et nende tuleb igasugune riigieelarveline toetus ära võtta. Et Saksamaa ei saa endale lubada mitte mingi, et Saksamaa teeb väga tihedat sõjalist koostööd, seal on väga palju neid ühisettevõtteid, nad ostavad Iisraeli relvid, et Saksamaa seisab tegelikult nagu väga selgelt Iisraeli poole peal. Nad ei afišeeri seda ja nad ei ole selles mõttes ameeriklaste sarnased, kes on jälle teistel põhjustel, et Saksamaa ei taha kuhugi konflikti relvi anda ja müüa ja oma sõduritigi. See on esimest korda, nad on nüüd Leedus, eks ole, pärast teist ilmasõda üldse kuskil sõjaliselt väljas. Nii et sakslastega on nagu, aga see on ajaloolised põhjused, eks ole. Et neil on see nagu, ütleme, nad on sellest oma ajaloost ise nii ära hirmutatud, eks ole. Et nad ei taha mitte mingil juhul nagu seda viga teha. Teisest küljest on nüüd, ütleme, kõige hullemad Iisraeli seisukohast, Iisraeli sõprade seisukohast on Belgia ja Hispaania. Seal on hoopis teised taustad, eks ole. Hispaania oleks võinud ka midagi nagu Franco ajast õppida, eks ole. Ja võib-olla ka, eks ole, veel varasematest aegadest, eks ole. Ja mis Belgia? Belgia on, ma ei tea, Belgia on lihtsalt üks nagu kummaline koht, eks ole, et see on... Prantsusmaa on nii, aga Prantsusmaa on ikkagi enam-vähem. Ja ütleme selle, nende asjadega, Holland on halb ka. Ja mingil määral ka Soome-Rootsi ei ole nagu suurem asi, aga seal on jälle see, ütleme, see nagu, Soomes on eriti see, seal on see Kekkose aegne Nõukogude Liiduga suutnud, see on nagu jälle tulnud see, ja Rootsi ka, eks ole, see, seal on see sotsiaaldemokraatlik selline 3. maailma ja neutraalsus ja toetame palestiinlasi ja kõik see traditsioon. Et need on kõik nagu suurel määral sellega seotud, eks ole. Nii et kuhu see edasi läheb, ma ei oska ütelda ja mulle tundub, et Eesti peaks siin võib-olla praegu, et mitte nagu seda ära unustama, vaid vastupidi panema nagu selgelt jooned maha, et meie sükst asja ei luba. Mis kuradi boikott, kuidas siuke mõte saab kellegi tulla. Ja seal Kunsti Akadeemias ma ei tea, mis seal tegelikult on, eks ole, aga seal ilmselgelt on ikkagi kriitiline hulk tudengeid, kes seda nõuab aktiivselt. Et mingi värk seal toimub. Et jumal eest, ega tudengid nõuda võib kõik, eks. Aga et ülikool ei tohiks üksusega minu meelest kaasa minna Eesti Vabariigis. Ja meil on siin ka omad patud teise ilmasõja ajast, eks ole. Et me peame natukene seda meeles pidama, eks ole. Hea küll, et me olime okupeeritud ja puha, aga ikkagi me lasime oma territooriumil vähemasti ka holokaustil ikkagi juhtuda. Nii et seda peab meeles pidama. Eks see tuleb välja selgitada, aga ütleme, siiamaani ei ole midagi hullu, et kui vaadata nagu Riigikogu võttis vastu, see oli 23. aasta detsembris, sellest on võttis vastu avalduse Iisraeli toetuseks, kus ainsa Euroopa riigina Eesti parlament ei nõudnud vaherahu, vaid soovis edu Iisraeli relvajõududele ülesannete edukaks lõpule viia Hamasi vastu. Et see oli väga selge ja ühemõtteline. Kui raske seda oli Riigikogus läbi viia? Seal olid üksikud, see ei olnud väga keeruline. Seal olid üksikud vastuvääled, aga tõesti üksikud. Sotsidest? Ma arvan, et seal võis olla mõned sotsid ja mõned EKRE omad.
puna-pruun kombinatsioon nagu ikka, eks. Keskerakond selles küsimuses, Iisraeli küsimuses Keskerakond, noh, ma ei ole päris kindel, et nad esindavad Iisraeli et Keskerakonna fraktsioon esindab päriselt nagu Keskerakonna valijad Iisraeli küsimuses, aga nad on selles küsimuses nagu joone peal. Ei noh, eks see on igasuguseid, seda sorti liikumistega kaasub igasuguseid inimesi alati, eks ole. On seltskonda, kes hommikul mõtlevad, et mille vastu täna protesteerida, eks ole. Täna protesteerime, ma ei tea, nagu... See muutliku meele. Et millegi vastu peab, eks ole. Establishmendi vastu, Iisraeli genotsiidi vastu või eestikeelse hariduse vastu, mis iganes. Millegi vastu tuleks protesteerida. Aga ja loomulikult on ütleme, palestiinlastel on ka, eks ole, väga palju kasvanud erinevad kogukonnad Euroopas, eks. Nad on ikkagi organiseerunud ja et on ka neid, kes võrgustikud, kes tõesti töötavad, eks ole, süsteemselt. Nad on väga heaks läinud sotsiaalmeedias. Ja seal on, eks see on selline all-ala kohati, et igasugused inimõigusliikumised, ma ei tea, mis paganama liikumised, eks ole. Aga väga palju on lihtsalt teadmatust. Et sa istud, eks ole, Viini kohvikus ja sulle tundub, et see, mis toimub seal Iisraelis on väga kole, eks ole, et nii ei saa. Aga kõige ogaram on muidugi ikka minu jaoks see, et on tõesti olemas liikumine nagu Gays for Hamas, eks ole. Queer for Palestine. Queer for Palestine, jah, täitsa olemas. Et mida kuradit, eks ole, et kui loll saab olla, eks. Speaking for Casey. Nad Eestis ka esinesid, et Tallinnas vist mitte, et sellele üritusele, mis Vabakal oli, et kus ka pärast politseid igasuguseid menetlusi alustas, et seal vist neid Queer for Hamas ei olnud, aga Tartus olid küll. Ei, see on nagu Jews for Third Reich, et see on nagu... see on nagu, ma ei tea. Tegelikult jäi pooleli see kahe riigi mudeli jutt ka või sa küsisid, mis saab, et need on omavahel ilmselt seotud. Et ega keegi seda täpselt ei tea ja vastab ilmselt ka tõele, et Netanyahul mingisugust nagu nüüd otseselt selle Gaza osas, et päris head plaani ei olnud, et mis siis teha. Et nüüd see kahe riigi mudel, mille kohta ka meie ametlik positsioon on olnud kogu aeg, et me seda toetame, Eesti Vabariik seda toetab. Mitu riiki siin ka nüüd viimase aasta jooksul tunnustanud jälle Palestiina riiki, mida nagu ei ole. Et tegelikult see kahe riigi mudel, mis tuleneb mitmest julgeolekunõukogu resolutsioonist, ja erinevate rahulepingutega, mida siin on siis Iisrael ja Palestiina teinud, eks ole. See eeldus on, et nagu territoorium rahu vastu. See on kokku lepitud ka. See on tulenenud ka sellest resolutsioonist. Tähendab, need kaks riiki saavad tekkida ainult nagu kokkuleppe teel, et ei ole võimalik niimoodi, et palestiinlased tulevad ja tapavad kuskil kõik juudid maha ja siis teevad sellele alale oma riigi. Ja seda ei ole suudetud siiamaani tegelikult saavutada, sellist protsessi nagu vähemasti pikemaks ajaks, et alati on tulnud mingisugune paganama fatva vahele või on tulnud jälle mingisugune, kogu aeg on tulistatud. Et see ei ole ainult see, et Iisrael peab andma ära mingid territooriumid või loobuma kontrollist. Et see peab olema tegelik rahuprotsess. Kas selleni, sealt tekib järgmine küsimus, et sellist protsessi saab mingisuguse läbirääkimiste, mingi dialoogi vormis.
ette kujutada. Kes esindab siis palestiinlasi? Hamas. See on selge, et Hamas on nagu väljas. Siis on see Palestinian Authority, mis siis seda lääne kallast justkui valitseb ja kes tegelikult visati Hamasi poolt sealt Gazast välja, eks ole. See on üsna tegelikult ka ikkagi väga kahtlane seltskond. Kust meenutame, et nende juht on kirjutanud oma diplomitöö Moskva ülikoolis umbes teemal nagu Iisraeli fašism. Et hea küll. Et ütleme, esimene asi on see, et tuleb leida mingisugune formel, et kus siis tekib see, kes seda Palestiinat siis esindab. Arafat neid nagu ikkagi nagu esindab, eks ole. Nüüd on see nagu kõik ära vajunud. Ja siis edasi, et mis garantiid siis on? Mis garantiid siis on nagu Iisraelil, et lõpeb see jama ära? Et mis on muidugi taustal tähtis, on see, et Euroopa hirmsasti lükkab seda 2 riigi mudelit. Need Iisraeli, Araabia naaberriigid. Ega Saudi Araabiadel ei ole nagu väga suurt väga sooja külma nendest palestiinlastest. Väga vabandamiseks. Egiptus, eks. Et kõik kritiseerivad Iisraeli sellest, et piir on kinni, ei lasta kedagi läbi. Põgenikke ei lasta humanitaarabi. Aga vabandage väga, Gaza ja Egiptuse piir on veel kindlamini kinni. Seal on ka selline 10-meetrine sein, eks. Sealt ei tule mitte midagi läbi, ei üht ega teistpidi. Egiptuse viimane asi, mida nad tahavad, on, et lasta palestiinlasi oma territooriumi. Jordaania on hädas Palestiina põgenikega juba siiamaani, eks. Need on seal 48. ja 67. aastast. Et kus milline Araabia riik võttis vastu? Sõda käib, kõik karjuvad, Iisrael sooritab genotsiidi, tsiviilelanikud hukkuvad. Sul on ju samakeelsed ühiskonnad seal kõrval, kõik, kes toetavad pärast. Võtke nad vastu siis, kas või sõja ajaks. Mitte keegi ei teinud seda. Et midagi nagu ei klapi selles asjas. Ma ütleksin, et see põhjus on selles, et need ümbreskaudsed araablased tajuvad ilmselt olukorda siiski paremini kui need boikoti liikujad Belgias, eks ole. Nojah.